Tere päevast kõigile! Tere tulemast meie eurotoetuste aruteludele. Käimas on siis 5. seminaripäev ja täna me räägime täpsemalt siis poliitika eesmärkidest inimestele lähedasem Eesti. Ja teiseks võtame sotsiaalsema Eesti poliitika eesmärgi alt pikemalt arutada põhikoolivõrgu kujundamisega seotud küsimused. Ja mul on hea meel, et teid on seal ekraanide taga päris palju, meie andmetel kuskil 200 ringis ja loomulikult me tahaksime teiega väga näost näkku kohtuda, aga kahjuks tänased olud seda ei võimalda. Nii et kui me alguses planeerisime teha sellist maakondade tuuri, tulla ja rääkida ettevõtjate ja kohalike omavalitsustega ja mittetulundusühingutega näost näkku, siis kahjuks ei ole see tänastes oludes võimalik, aga kolisime veebi ja veebi puhul on jällegi selline tore pluss, et osalejaid saab olla palju rohkem, kui võib-olla tavalised seminariruumid mahutaksid, nii et teistpidi jällegi oleme rõõmsad, et meil on täna palju osalejaid. Meie seminari eesmärk ongi anda teile siis ülevaade sellest, et kuidas on kujunenud Eesti 2035 strateegia sisu ja kus on selle üleriigilise strateegia menetlus jõudnud. Ja selle üleriigilise strateegia sisu põhjal on siis valitsus teinud märtsi alguses otsused uue perioodi eurotoetuste rahalise jaotuse kohta. Tutvustame seda ja räägime siis, et kuidas selles protsessis edaspidi kaasa lüüa saab ja millal toetused avaneda võiksid. Siis umbes 1:30 aeg tutvustavad teile Rahandusministeerium ja Haridus- ja Teadusministeerium täpsemalt poliitika eesmärki inimestele lähedasem Eesti ja natukene räägime ka sotsiaalsema Eesti eesmärgist, sest koolivõrgu eesmärk on meil selle eesmärgi all, aga tõime ta täna siia tänasesse päeva, kuna ta tundus kõige paslikum tegelikult regionaalsest vaatest arutada. Siis kuskil kella 2 aeg läheme siit suurest saalist, kujutame ette, et me oleme kõik ühes suures saalis, läheme siit töötubadesse, need toimuvad kõik paralleelselt. Neid on täna siis 4 tükki, näete siin neid sinisel taustal. Ja neid on siis 2 sessiooni, see tähendab, et me teeme vahepeal pausi 15 minutit, kell 3 kuni 15:15 on siis pausiaeg ja pärast seda tuleb teine ring töötubasid. Te olete registreerunud erinevatesse töötubadesse, olete saanud lingi, kuhu siis klikkida, et sinna töötuppa saatuda ja otsige siis endale see mailboxist üles ja saate sinna kenasti liituda. Ja töötubade toimumise järel tulge palun tagasi siia, kus te praegu olete, siia nii-öelda maandumislehele või veebiülekandelehele. Ja siin siis võtame tänase päeva kokku, teeme lauaaruteludest kokkuvõtted ja räägime siis, kuidas selles protsessis on võimalik edaspidi veel osaleda. Nüüd veel töötubadest, et töötubade jaoks me siis ministeeriumid panid kokku teemalehed. Nii et ma loodan, et olete need leidnud struktuurifondide kodulehelt ja olete need läbi vaadanud. Et see annab teile sellise hea sissejuhatuse lauaaruteludesse, et mis seal täpsemalt aruteluks tuleb ja mis küsimustele fookus seatakse. Ja kui me nüüd vaatame veel sellel lehel natukene ringi, kus te praegu asute, siis ülekande akna all on selline eraldi aken, kus on teil võimalik esitada meile küsimusi. Seal on siis praegu tühi lahter, võite sinna kirjutada. Seminaril osalejad katsuvad siis sellele küsimusele vastata sinna samasse kirjalikult. Proovime siis kella 4 need vastused üles saada sinna. Ja lisaks sellele, kui te soovite siis et selle küsimuste akna kõrval on siis sõna küsitlus. Kui te klikite seda sõna, siis tuleb teile nähtavaks siis meie poolt sinna lisatud küsimustik. Ehk siis meil on ette valmistatud teile täna 3 küsimust, saate aktiivselt kaasa lüüa ja esimene küsimus on juba aktiivne. Ja see küsimus on, et millist organisatsiooni te täna seminaril esindate? Kas
kohalikku omavalitsust, mittetulundusühingut, sihtasutust, ministeeriumi, ettevõtjaid või mõnda teist asutust. Ja ma vaatan, et seal on juba 25 inimest vastanud. Nii et innustan teid sinna klikkima ja siis te näete ise ka, kuidas need tulbad seal jooksevad ja saate siis jälgida. Et kahjuks jah, meil ei ole seda võimalust täna, et võtan enda kõrvalistujal nööbist kinni ja küsin, et kes sa oled ja kust sa tuled. Aga katsume siis vähemalt niimoodi ülevaate saada, et kes meil täna siis siin suures saalis on. Nii, aga ma arvan, et korraldusliku poole pealt ma ei hoiagi rohkem seda eetrit kinni ja läheme sisuettekannete juurde ja ma annaksin nüüd kõigepealt sõna Eili Lepikule Riigikantseleist, kes räägib Eesti 2035 strateegiast. Palun, Eili. Aitäh, Kadri. Ja tere kõigile ka minu poolt. Mõnusat pärastlõunat nende aruteludega. Ja miks me sellest Eesti 2035 strateegiast siin räägime, et nagu Kadri ka ütles, et seda strateegiat oleme koos Rahandusministeeriumiga teinud just sellel eesmärgil, et kui me paneme paika pikaajalised sihid Eesti jaoks, kaardistame ära Eesti pikaajalised arenguvajadused, siis on ju ka see sisend või see suund, kuhu tuleks planeerida ka nii arengukavad kui ka siis erinevad finantsvahendid, sealhulgas siis eurovahendid. Ja kogu selle protsessi jooksul, mis nüüd järgmisel slaidil on näha, Rahandusministeerium sai sisendit ka siis struktuurivahendite planeerimiseks. Nüüd, kui Euroopa Komisjon võimaldas meil nüüd tänu kriisile veel lisavahendeid, siis kogu see töö oli kasuks ka tegelikult nende sama lisavahendite planeerimisel. Et kui vaadata seda protsessi, on ta olnud pikk ja tihe protsess, läks üsna plaanipäraselt. Eelmise aasta aprilliks saime strateegia eelnõu kokku ja tahtsime esitada valitsusele, aga tuli vahele COVID-kriis, mis nagu ka paljud teised asjad pausile pani pausile ka Eesti 2035 strateegia menetluse. Küll aga jõudis valitsus seda arutada nüüd eelmise aasta oktoobris ja esitas ta menetlusele Riigikogule. Ja järgmisel slaidil on näha, mis meil praegu toimumas on. Et Riigikogus menetlus käib. Esimene lugemine jõuti ära teha 25. novembril ja hetkel oleme ootamas siis teist lugemist, millal siis Riigikogu peaks selle strateegia heaks kiitma. Rõõm on tunnistada, et suuri murekohti üleval ei ole. Sobib see strateegia nii praegusele kui endisele koalitsioonile ja loodame, et see heakskiitmine läheb üsna ladusalt. Mida valitsus teeb? Valitsus kevadel kiidab heaks Eesti 2035 tegevuskava, kus siis on koondatud detailsemad plaanid, et mida siis strateegia elluviimiseks on vaja teha. Ja lisaks siis tänasele või nendele seminaridele korraldame maikuus ka sellise laiema strateegiapäeva sel aastal noortega. Järgmisel slaidil on näha, et see üldpilt, et kuhu me selle strateegiaga välja jõudsime ja paneks korra nüüd veel järgmisel slaidil ette Eesti pikaajalised arenguvajadused, mis said strateegia käigus kaardistatud. Loomulikult, kui nüüd COVID-kriis tuli ja strateegia eelnõu tegelikult meil selleks ajaks valmis oli, me vaatasime eelmisel aastal kogu strateegia selle pilguga üle, et kas see kriis on nüüd midagi nihutanud, midagi muutnud ja tuleb tunnistada, et me olime üsna hästi planeerinud seda tulevikku ja pikaajalist vaadet, et suuri muudatusi ei ole. Et küll muutuvad mõned statistikanäitajad, tööhõive näitajad on läinud kehvemaks ja loomulikult majanduskasvu näitajad saavad löögi, aga tuleb tunnistada, et sellist valmisolekut kriisideks, paindlikku kiiret kohanemisvajadust, et seda on selle strateegias ka ette varem nähtud. Ja mõned muudatused, mida sai planeeritud, võib-olla on isegi hoogu juurde saanud tänu sellele kriisile, näiteks haridusvaldkonnas uued õppimisvõimalused, digiõppimisvõimalused, digilahendused, uued töövormid või ka siis riigi ja kohalike omavalitsuste teenuse pakkumisel, et kus on praegu leitud uuenduslikke lahendusi, kuidas paremini siis inimestele teenust pakkuda olukorras, kus kokku ei saa saada. Ja järgmisel slaidil näiteks korra seda pilti, kuhu välja jõudsime, et jällegi need 5 pikaajalist strateegilist sihti olid ka väga hästi meil selles mõttes ajastatud, et kogu selle kriisi käigus on selle lühiajalise kriisi lahendamise kõrval räägitud ka vajadusest, et me peame ka pikaajalist vaadet silmade ees hoidma, siis õnneks oli see pikaajaline vaade meil just kokku lepitud ja laiapõhiselt
nii-öelda läbi arutatud, et kui nüüd ka kriisimeetmeid planeerida ja kogu seda kriisist väljumist ja selle vaatega vahendeid planeerida, siis neid sihte saab kasutada küll. Ja rõhutan siin korra üle ka, et Eesti 2035 strateegia on Eesti puhul ka meie ülemaailmsete säästva arengu eesmärkide elluviimise strateegia ja annab raami ka nende elluviimiseks. Järgmisel slaidil on näha, et kui strateegias me kaardistasime ära need arenguvajadused, panime paika pikaajalised sihid ja tegelikult panime paika ka sellised suuremad muudatuste grupid, mis on vaja siis ette võtta, et nende sihtideni jõuda ja tekkisid sellised 5 suuremat muudatuste kimpu. Siit tänase teemaga on seotud mõnevõrra see oskuste ja tööjõuturu muudatused, mille alla käib siis koolivõrgu korrastamise temaatika ja loomulikult ka majanduse ja kliimateemad, mille alla käivad ka ettevõtluse ja arendamised ja sealhulgas ka regionaalse ettevõtluse teemad. Aga järgmisel slaidil ma tooks võib-olla täpsemalt silmade ette ruumi ja liikuvuse nii-öelda muudatuste grupi, kus on väga olulisel kohal just see selline linnaruumi arendamine ja ruumi planeerimine just sellisel moel, et ta oleks keskkonnaohutu, et ta oleks ühiskonna vajadustele vastav ja selline nii-öelda tänapäeva vajadustele vastav. Ja teine muudatuste grupp, mis on näha järgmisel slaidil, mis tänaste teemadega on seotud, on riigivalitsemise teemad, mis puudutab siis erinevaid teenuseid, kohaliku omavalitsuse ja riigi koostööd, seda temaatikat, et kuidas parandada siis teenuste kättesaadavust ja kuidas pakkuda inimestele teenust siis nii, et see oleks ühtlasi ühel heal tasemel, ükskõik kus Eesti otsas see inimene elab. Korra näiteks järgmisel slaidil ka seda poolt, et kui nüüd see strateegia saab heaks kiidetud ja eurovahendid planeeritud, et ega sellega kogu see nii-öelda koostöö partnerite ja huvirühmadega ei piirdu, vaid tahaksime teiega igal aastal arutada, kas me oleme õigel teel, kas oleks vaja suunda muuta, kas oleks vaja midagi teisiti teha ja selleks on meil planeeritud siis veebruarikuus seminarid partnerite ja huvirühmadega ja maikuus laiemalt avalikkust kaasavad üritused. Minu poolt kõik. Järgmisel slaidil ma tahaks öelda teile loomulikult suur aitäh, et te olete osalenud selles protsessis, aga juhiks ka tähelepanu, et Eesti 2035 strateegial on uus kodulehekülg. Tasub minna vaatama ja uudistama, et kõik strateegia materjalid on seal üleval. Aitäh teile! Aitäh sulle, Eili! Ja läheme siis edasi järgmise teema juurde. Ja nüüd siis anname teile ülevaate täpsemalt eurotoetuste eesmärkidest, rahastamiskavast ja kõigepealt siis anname ülevaate struktuurivahenditest ja Triin Tomingas, minu kolleeg, annab siis hiljem ülevaate taaste- ja vastupidavusrahastuga seotud plaanidest. Ja kohe järgmisel slaidil on siis näha, et struktuuritoetuste ja taaste- vastupidavusrahastu ja REACT-EU toetusmaht Eestile on siis 4,65 miljardit. Jah, loomulikult siia tulevad juurde veel fondid, kus Eesti ka toetust saab, ehk siis näiteks Maaelu Arengufond, Merendus- ja Kalandusfond, sisejulgeolekufondid ja lisaks on veel Euroopa Liidul erinevaid keskseid fonde, kust on võimalik toetust taotleda, aga täna on meie fookus siis nendel fondidel. Ja kui me vaatame selle joonise vasakpoolset osa, siis see on teile juba hästi tuttav kindlasti, ühtekuuluvuspoliitika fondid nagu siis Euroopa Regionaalarengu Fond, Ühtekuuluvusfond, Euroopa Sotsiaalfond. Nende maht siis uuel perioodil on 3 miljardit Eestile, aga siis sinna struktuuritoetuste perekonda lisandub üks uus fond. See on siis õiglase ülemineku fond, nii et see paisutab tegelikult Eesti eurotoetuste või struktuuritoetuste mahu siis 3,3 miljardi peale. Ja see õiglase ülemineku fond on siis ellu kutsutud põhjusel, et Euroopa Liit on otsustanud aastaks 2050 saada kliimaneutraalseks maailma jaoks ja see tähendab üle Euroopa erinevates regioonides oluliste muudatuste läbiviimist ja meil on päris palju regioone üle Euroopa, kes siis peavad oma majandusstruktuuri muutma, kes täna on näiteks seotud
kivisöe või pruunsöe kaevandamise, põletamisega või põlevkivi kasutamisega, näiteks nagu Eesti. Ja see fond on siis sihitud nendele regioonidele, et aidata neil selle muudatusega siis tulla toime sotsiaalmajanduslike ja keskkonnamõjudega. Ja Eestis on siis selle fondi sihtpiirkonnaks Ida-Virumaa. Nüüd selle joonise parempoolne osa on siis konkreetselt ellu kutsutud COVID-kriisi tõttu. Ehk siis, et vasakpoolne osa tuleb Euroopa Liidu eelarveraamistikust ja parempoolne osa on siis tükikene siis Next Generation EU paketist ehk siis Euroopa nii-öelda Marshalli plaan, kuidas kriisist väljuda ja Euroopa Liidu riigid siis laenavad raha ühiselt kokku ja siis siin on praegu siis juttu kahest osast sellest suurest paketist. Üks on siis taaste- ja vastupidavusrahastu, RRF, Recovery and Resilience Facility, Eesti maht seal siis 1,1 miljardit ja teine tükk sellest on siis REACT-EU ja see on siis Eestile 177 miljonit ja see on siis põhimõtteliselt lisanduv raha käesoleva või ütleme siis perioodi 2014-2020 struktuuritoetustele ja see on otseselt suunatud siis sellele, et COVID-kriisis aidata siis tugevdada tervishoiusektorit ja aidata ettevõtjatel sellest kriisist väljuda. Nii et järgmisel slaidil põhimõtteliselt saabki kena ülevaate Eesti toetusmaht 177 miljonit ja selle raha kasutamise aeg on siis kuni aasta 2023 lõpuni. Ja järgmisel joonisel on näha selle raha sisuline jaotumine ehk siis laias laastus võib öelda, et siin on kaks prioriteeti. Esiteks aidata siis tervishoiusektoril kriisiga hakkama saada. Siin on haiglates täiendavate isolatsioonipalatite loomine, COVID testimine, vaktsineerimine, ka näiteks tegelikult ka üldhoolduskeskustes, üldhooldusasutustes siis nakkushaiguste leviku tõkestamiseks, nende kohandamine, puhtad mustad tsoonid ja erinevad sellised investeeringud. Ja siis teine osa REACT-EU rahast on seotud majanduse elavdamise ja tööturuga. Ehk siis siin tahame toetada turismisektorit, aga tegelikult ka laiemalt ettevõtjaid teistes sektorites, kes siis sooviksid viia läbi rakendusuuringuid ja teha tootearendust. Ja kliima eesmärgiga tegeleme samuti, ehk siis korterelamute energiatõhususse suuname siit samuti raha ja lisaks siis tööturu teenuste pakkumise suurendamisesse. Nii, ja järgmisel joonisel läheme juba konkreetselt siis Euroopa Liidu järgmise eelarveperioodi struktuuritoetuste juurde. Nende maht siis 4 fondi peale kokku 3,37 miljardit ja selle jaotus on näha järgmisel slaidil. Saate endale meelde jätta, et laias laastus jagunevad need toetused siis 6 suure eesmärgi vahel. Ja täna me fokusseerime eesmärgile inimestele lähedasem Eesti. See on siis siin mahuga 193 miljonit. Ja täna me räägime veel ka põhikoolivõrgu korrastamisest, mis on siis eesmärgi sotsiaalsem Eesti all. Ja inimestele lähedasem Eesti puhul me räägime linnapiirkondade arendamisest, me räägime piirkondlikust ettevõtlusest, kohalike avalike teenuste arendamisest. Sotsiaalsema Eesti eesmärk on hästi lai. Siin sees on siis haridus, hoolekanne, tervis, lõimumine, eesti keel, tööhõive, oskused. Nii et see on selline suur kombinatsioon inimestega seotud meetmetest. Siis liikudes edasi, siis ühendatum Eesti fokusseerib siis täpsemalt transpordi investeeringutele ehk siis maantee, raudtee, kergliiklus. Siis rohelisem Eesti 780 miljonit ehk kõige suurem tükk üldse siin joonisel 24% 4 fondi peale kokku. Rahastab siis energiatõhusust, säästvat energiatarbimist, kliimamuutustega kohanemist, ringmajandust, ressursitõhusust, aga siin sees on ka siis suuremate linnapiirkondade säästev liikuvus, et võib-olla see võib tekitada teil natuke segadust, et miks ta ei ole seal transpordiga koos, aga ta just on siin sellise kliimafookusega ja seetõttu siis rohelisema Eesti eesmärgi all. Ja nutikam Eesti on siis 742 miljonit ja
See on siis seotud teadusarenduse, innovatsiooni, ettevõtluse, digiriigi ja kiire interneti investeeringutega. Ja 10% sellest investeeringute paketist moodustab õiglase ülemineku fond ja see on siis suunatud Ida-Virumaale, sealse ettevõtluse mitmekesistamine ja uute töökohtade loomine. Ja järgmisel slaidil on siis meie planeeritav ajakava. Pärast tänaseid seminare on meil tulemas veel üks seminaride üritus ehk siis Ida-Viru visiooniseminar aprilli lõpus ja see keskendub õiglase ülemineku fondile. Ja praegu on siis meil käimas aktiivselt ka Euroopa Komisjoniga läbirääkimised ja me kirjutame siis partnerluslepete rakenduskava, mis on siis strateegia, kuidas me struktuuritoetusi hakkame kasutama, mis sõnastab täpselt, mis need arenguvajadused on, mis eesmärgid on, mis tegevusi me teeme, kellele ja mis tulemusi me tahame saada. Ja et selle põhjal siis tehakse keskkonnamõju hindamine. Selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne saab meie veebilehele mai lõpus või juuni alguses ja saavad siis kõik seda kommenteerida, küsimusi küsida. Juunis-juulis planeerime siis partnerlusleppe rakenduskava avaliku konsultatsiooni ja septembris kavatseme esitada siis strateegiadokumendid Euroopa Komisjonile. Euroopa Komisjonil on aega 6 kuud, et neid heaks kiita. Võib-olla saame natuke kiiremini, näis, aga põhimõtteliselt võib arvestada, et toetusmeetmed võiksid avaneda kas päris selle aasta lõpus või pigem on usutavam, et järgmise aasta alguses. Nii, aga nüüd ma annaksin sõna Triin Tomingasele ja Triin räägib täpsemalt taaste- ja vastupidavusrahastust. Tere kõigile ka minu poolt, olen Triin Tomingas Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonnast ja tutvustan siis mõne sõnaga taaste- ja vastupidavusrahastu planeerimise protsessi, põhilisi printsiipe ja tulevikuplaane siis järgmiste sammude osas. Taaste- ja vastupidavusrahastu on siis üks nendest kriisi tõttu Euroopa Komisjoni poolt välja pakutud uutest instrumentidest, mis peaks siis aitama majandustel üle Euroopa kiiresti taastuda ja jalad uuesti alla saada. Selle toetuse maht on otseselt seotud siis sellega, kuidas liikmesriikide majandustel läheb kriisi tingimustes ja toetusi saavad siis suuremas mahus need, kes on rohkem pihta saanud. Lõplik toetuse maht arvestatakse välja 2022. aasta juunis ja tuginetakse siis värsketele majandustulemustele. Nii et meie toetuse maht sõltub siis sellest, kuidas meil käesoleval aastal võrreldes siis Euroopa keskmisega läheb. Nii et me täna prognoosime selle toetuse mahuks kuskil 900 miljonit kuni 1,1 miljardit. Tegemist on 100% Euroopa Liidu toetusega ja sinna kohustust riiklikku kaasfinantseeringut lisada ei ole. Selle toetuse põhifookused on seotud digipöörde ja rohepöördega ja siin on komisjon ette näinud ka siis konkreetsed protsendid, mis vastavatesse valdkondadesse tuleb panustada ehk 20% digipöördesse ja 37% siis kliimaeesmärkide täitmisesse. Aga see fond keskendub muuhulgas ka arukale, kestlikule, kaasavale majanduskasvule, töökohtadele, tootlikkusele, konkurentsivõimele, teadus-arendus- ja innovatsioonile, samuti tugevatele ettevõtetele, tervishoiusüsteemi vastupidavusele ja ka laste ja noortepoliitikale ning haridusele ja oskustele. Nüüd see raha on mõeldud selliseks kiireks kasutamiseks ja seetõttu on siin ka seatud siis reeglid, et 70% kohustustest tuleb üles võtta 2022. aasta lõpuks ja ülejäänud 30% 2023. aasta lõpuks. Mis tähendab seda, et me saame siis rääkida taaste- ja vastupidavusrahastu puhul investeeringutest, projektidest, meetmetest, reformidest, mis on juba sellises heas küpses ettevalmistamise faasis ja mis on siis võimalikud ellu viia sellises ajaraamis, et tegevuste lõpp oleks 2026. aasta augustis. Mis eristab seda rahastut meile tuttavatest struktuurivahenditest on siis selle tulemuspõhine iseloom ehk et me ei raporteeri Euroopa Komisjonile mitte tehtud kulusid, aga me raporteerime saavutatud vahe- ja lõppeesmärke. Ja nende kokkuleppimine on loomulikult väljakutse, et näha ette täpselt sihttasemed, mis on meile siis jõukohased selle rahaga saavutada ja mis on ka komisjonile siis hiljem tõendatavad.
et sellega me hetkel tegeleme ja kõik see tuleb siis ära kirjeldada taastekavas, mida riigid peavad esitama siis komisjoni poolt ette antud vormil ja lisaks siis nendele vahe- ja lõppeesmärkidele tuleb seal siis lahti kirjeldada täpselt kõikide reformide, investeeringute, meetmete täpne sisu, ajakava, eesmärgid ja rakendamise põhimõtted. Nüüd taastekavasid võib siis esitada kuni aprilli lõpuni. See on nii-öelda soovituslik tähtaeg. Võimalus on esitada neid kavasid ka hiljem ja sõltuvad sellest, kaugel siis liikmesriigid nende ettevalmistustega on ja samuti, kuidas kulgevad läbirääkimised Euroopa Komisjoniga. Nüüd järgmisel slaidil on siis näha valitsuse poolt heakskiidu saanud need suured klotsid või valdkonnad, mis on siis paika pandud esiteks arvestades seda taasterahastu raamistikku, ajakava ja teisalt siis ka Eesti 2035 reformikava ja strateegilisi sihte, samuti siis valdkondlike arengukavade eesmärke ja väljakutseid. Ja siin siis näeme, et üks suurimatest fookustest on ettevõtlus, mis siis katab nii digi- kui rohepöörde tegevusi, samuti siis oskuste arendamisega seotud meetmeid. Lisaks sellele tervishoid ja sotsiaalkaitse, kus on siis plaanis tervishoiu infrastruktuuriga seotud investeeringud, kiirabiteenuse võimekuse suurendamine ja samuti ka noorte tööpuudusega tegelevad meetmed. E-riigi valdkonnas on plaanis investeerida baasteenuste arendusse ja samamoodi siis selliste avalike digiteenuste kvaliteedi tõstmisesse, aga ka interneti kättesaadavuse suurendamisse turutõrke piirkondades ning ka rahapesuvastase tegevuse tõhustamisse siis erinevate IT-investeeringute kaudu. Energeetika ja energiatõhususe plokis on plaanitud siis suurendada taastuvenergia kasutuselevõtu võimalusi ja investeerida korterelamute energiatõhususse. Ja säästlik transport siis 96 miljoni ulatuses keskendub rööbastranspordile ja samuti siis ka kergliiklusteedele kohalikes omavalitsustes. Nüüd järgmisel slaidil ka lühidalt selline ajaline raam, mille alusel me täna tegutseme, ehk et paralleelselt siis käesoleval nädalal toimuvate aruteluseminaridega peame me intensiivseid läbirääkimisi ka Euroopa Komisjoniga, et siis tutvustada täpsemalt meie plaane, meie eesmärke ja rääkida siis komisjoniga läbi kõik võimalikud nüansid. Nüüd selle läbirääkimiste protsessi tulemusel ja ka käesoleva nädala käigus kogutud sisendi alusel me siis täiendame oma töömaterjale, et siis jõuda maikuus taastekava sellise lõppversioonini, seda siis ka avalikustada ja samamoodi viia see siis Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks. Ja Vabariigi Valitsuse kinnitamise järel liigub siis kava ametlikult juba Euroopa Komisjonile menetlemiseks ja menetleb see Euroopa Komisjon seda kava siis 4 kuu vältel ja esitab selle hiljem siis ka Euroopa Nõukogule kinnitamiseks, kes kinnituse annab 1 kuu jooksul. Nii et kõike seda arvesse võttes võib siis eeldada, et me kuskil novembris oleme sealmaal, et meil on Euroopa tasandil kinnitatud taastekava ja me saame siis alustada kõikide reformide, investeeringute ja meetmetega juba. Aga ma rõhutaksin siinkohal, et see ajakava on väga indikatiivne ja kõik sõltub sellest, kuidas meil lähevad Euroopa Komisjoniga läbirääkimised, kui suures osas on meil prioriteetide osas üksmeel ja kui kiiresti me jõuame kokkulepetele. Nii et kõik see võib muutuda, me loomulikult töötame selle nimel, et need vahendid võimalikult kiiresti kasutusele võtta, nii et intensiivne töö selles osas käib. Aga ma tänan kuulamast ja annan sõna tagasi Kadrile. Aitäh sulle, Triin. Ja nagu te kõik aru saite, siis need rahastamiskavad, mida te äsja nägite struktuuritoetuste ja RRF-i kohta, on siis praegu kokku lepitud selliste suurte eesmärkide ja meetme kobarate tasemel. Ehk siis tänased lauaarutelud saavadki olema
sellel nagu eesmärgil kokku kutsutud, et arutada täpsemalt, et mismoodi, mis tegevusi rahastada, kellega, kuidas, mis tingimustel ja nii edasi. Nii et hetkel on kokku lepitud ainult sellised suuremad tegevuste kimbud. Nii, aga vaatame vahepeal, kes meil siin suures saalis siis kokku täna on tulnud. Ehk siis ma loodan, et te olete jõudnud nüüd klikkida sinna küsitlusele, et märkida ära, et millise organisatsiooni esindajana te täna siin seminaril osalete. Ja ma vaatan, et kõige rohkem on meil kohalike omavalitsuste esindajaid ja MTÜ-de ja sihtasutuste esindajaid. Ja me võtame nüüd, avame järgmise küsimuse, mis on siis, et milline poliitika eesmärk peaks saama teie arvates kõige rohkem ja kõige kiiremini toetust. Tegelikult te saate ise neid poliitika eesmärke number 1–5 saate selles küsitluses lohistada ja teha oma pingerea, nii et põnevat mängimist teile selle rahastamiskavaga, aga pärast siis vaatame kõik, kuidas see välja kukub hiljem, et väga põnev. Nii, aga järgmiseks läheme siis poliitika eesmärk inimestele lähedasem Eesti sisulise tutvustuse juurde ja sinna otsa ka siis koolivõrgu korraldamisega seotud plaanide tutvustamise juurde. Nii et ma alustuseks annan sõna Kaire Luhtile Rahandusministeeriumist ja seejärel Robert Lippin Haridus- ja Teadusministeeriumist. Nii et palun, sõna on teil. Suur aitäh, Kadri. Mul on tegelikult päris hea meel, et niivõrd oluline teema nagu piirkondlik areng saab selle pika arutelude maratoni lõpetada sellel nädalal. Siin järgmise slaidi peal ongi selline lühike ülevaade sellest, et mida see inimestele lähedasem Eesti endast täpsemalt hõlmab meetmestiku mõttes. Ja siin tähelepanelikumad võib-olla märkavad ka seda, et see natukene on selline kõhnem või lühem loetelu teiste poliitika eesmärkide all, et on plaanis siis nii-öelda kahte erinevat tüüpi sekkumist, et ühelt poolt linnapiirkondade arendamine ja teiselt poolt siis regionaalne ettevõtlus ja kohalikud avalikud teenused. Et samas, kui vaadata seda tervikpilti, ehk siis, et millised toetused on niimoodi selle piirkondliku arengu edendamiseks ja ka omavalitsussektori edendamiseks veel mõeldud väljaspool siis seda 5. inimestele lähedasema Eesti poliitika eesmärki, et siis tegelikult ei ole seis päris nii nukker, et lisaks on kavandamisel omavalitsuste hoonete energiatõhususe toetused sarnased nendega, mis on juba seni rakendamisel olnud. Samamoodi omavalitsuste kergliiklusteede arendamise toetus kokku siis 25 miljoniga, mida toetatakse nii taaskäivituskavast kui ka ühtekuuluvusfondist. Kindlasti oluline ressurss on ka siseriiklikud riigieelarvelised regionaaltoetused. Nende iga-aastane maht on 13 miljonit, mis ei tundu selline pealtpööritavalt suur summa, aga kui me seal vaataksime samamoodi 7-aastast eelarvet, nagu me teeme välistoetuste puhul, siis see kokku 7-aastase perioodi kohta oleks see 90 miljonit, et see on siiski arvestatav ressurss, mis võimaldab siis seda regionaalset arengut Eestis suunata. Välisvahenditest veel on lisandumas eraldi toetusmeede Kagu-Eesti ettevõtete konkurentsivõime tugevdamisele. Jällegi midagi, mida me oleme riigieelarvest juba väikeses mahus käivitanud, piloteerinud ja nüüd siis on võimalik natukene suuremat tuge pakkuda selle piirkonna ettevõtetele. Ja samamoodi on tugeva regionaalse iseloomuga ka õiglase ülemineku fondi toetused Ida-Virumaale, mis tõsi küll ei lahenda kõik Ida-Virumaa probleeme, vaid on siis suunatud eelkõige ja ainult nende väljakutsete lahendamisele, mis on siis seotud üleminekuga kliimaneutraalsele majandusele. Ehk siis, et see otseselt piirkondadele suunatud meetmete tervikpakett on tegelikult laiem kui siis inimestele lähedasema Eesti 193 miljonit eurot. Aga mida ma võib-olla tooksin veel välja on see, et tegelikult on ka kõikidel muudel välisvahenditel väga oluline roll just ka selle piirkondliku tasakaalustatuse saavutamisel. Ehk siis, et nii nagu eelmisel perioodil, siis tegelikult ka järgnevate meetmete kavandamisel on see ülesanne, et ka teised valdkonnaministeeriumid siis oma täpsemate sekkumiste kavandamisel arvestavad ja kaaluvad ka seda regionaalset aspekti ja proovivad leida neid lahendusi, mis siis valdkonnapoliitika eesmärkide saavutamise kõrval aitaksid tasandada ka neid arengu erinevusi, mis on siis kas inimeste vaatest, ettevõtete vaatest, omavalitsuste vaatest. Et selliselt lähendades, et tegelikult see
potentsiaal, mis on välistoetustel regionaalse arengu suunamisel, tasakaalustamisel on tegelikult väga suur. Kui nüüd edasi liikuda, siis ma rääkisin lühidalt ka sellest Euroopa raamistikust, mis on antud sellele inimestele lähedasema Eesti poliitika eesmärgile. Et see on ka juba Euroopa regulatsioonide tasandil, et see on natuke teistmoodi lähenemine kui kõik ülejäänud toetused ja ehk siis see eesmärk on edendada kõikide piirkondade jätkusuutlikku ja integreeritud arengut ja kohalikke algatusi. Ja see jätkusuutlikkus ja integreeritus erinevate tegevuste puhul, see on kindlasti need märksõnad, mida me ka enda jaoks oma edasises tegevuses oleme väga tõsiselt aluseks võtnud. Ja piirkondlikus integreeritud arengu toetamisel ehk siis need samad 2 sekkumist, mis meil selle poliitika eesmärgi all on. Et seal on oluline siis see, et nende toetuste aluseks oleks piirkondlike organisatsioonide poolt või nende vastutusel koostatud kohalikud või piirkondlikud arengustrateegiad. Ehk siis, et need toetused peavadki tuginema sellise alt üles piirkondlikele vajadustele. Et selleks, et neid sekkumisi ellu viia, siis iga riik valib enda jaoks sellise sobiva meetodi, kas siis e-team, see on siis integreeritud erinevate valdkonnameetmete kombineeritud rakendamine piirkondlikult, on ta siis CLLD ehk siis, et inimestele lähemal olevate või lähedaste algatuste toetamine. Eestis on see eelkõige liidri kaudu tuntud maapiirkondades või siis mõni kolmas liikmesriigi enda kujundatud lähenemine. Et meie oleme siis Eestis valinud selle 3. võimaluse, ehk siis, et ise proovinud kujundada selle meetmestiku loogika selliselt, nagu ta Eesti oludesse ja Eesti tingimustesse kõige paremini võiks sobituda. Ja mis on veel oluline välja tuua, on see, et projekti valikusse peavad olema kaasatud ka asjakohased kohalikud ja piirkondlikud partnerid, et seal on tegelikult isegi antud see võimalus, et kogu projekti valik teostataksegi ainult piirkonna partnerite poolt või siis teine võimalus, et nad on kaasatud projekti valikusse, et me omalt poolt sõltuvalt sekkumistest plaanime neid mõlemaid võimalusi ka kasutada. Ja kui nüüd minna edasi, et siis ma võib-olla nendest sekkumistest detailselt ei hakka rääkima, et selleks on meil tulemas need arutelud töötubades, aga ma tooksin välja need sekkumiste puhul nende lähtealuseks olnud peamised väljakutsed ja nende väljakutsete aluseks omakorda on siis meie viimase 2 aasta töö, mille käigus me oleme analüüsinud nii omavalitsuste arengudokumente, maakonna arengustrateegiaid ja nendes välja toodud väljakutseid ja vajadusi, samamoodi regionaalmeetmete kohta varem koostatud vahehindamise ja muid analüüse, milles on siis neid erinevaid soovitusi, toodud välja soovitusi, toodud välja kitsaskohti, mida võiks parandada sel korral, toodud välja ka seda positiivset, mis on senises rakendamise praktikas olnud. Linnapiirkondade arendamise puhul ma toon meelde, et tuletuseks välja veel selle ka, et selle linnapiirkondade arendamise meetmestikus selle poliitika eesmärgi all on 36 miljonit eurot, aga lisaks on see mõtteline linnapiirkondade jätkusuutliku arendamise meetmestiku osa ka linnade säästva transpordi arendamise suunatud 96 miljonit eurot, mis on siis selle teise poliitika eesmärgi all ja mida rakendab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, et ehk siis linnadele fokusseeritud kokku on tegelikult kavandatud uuel perioodil natukene üle 130 miljoni euro. Aga need väljakutsed, mida me enda jaoks oleme siis määratlenud, et ühelt poolt loomulikult keskkonna ja kliimaküsimused on need, mis inimeste igapäevaelu järjest rohkem puudutavad, mõjutavad ja ka linnapiirkondades on see järjest suurem väljakutse nende teemadega toime tulla, need läbi mõtestada ja leida lahendused, mis sobivad igale linnale. Kusjuures need väljakutsed võivad olla sõltuvalt linnast väga erinevad, et sõltuvalt linna suurusest, asukohast ja nii edasi. Ja samas me oleme siis tähele pannud ka seda, et tegelikult on linnades kasutamata ka oluline potentsiaal, mis on seotud just selliste nutikate ja uuenduslike lahenduste rakendamisega. Et maailmas laiemalt vaadates, et siis tegelikult just linnad on tavaliselt need innovatsioonipesad, kus neid uusi lahendusi välja mõeldakse ja kus neid ka rakendatakse kiiremini. Et see on üks selline väljakutse, kuidas siis ka neid Eesti suuremaid linnasid panna rohkem ja aktiivsemalt neid erinevaid nutikaid lahendusi katsetama.
ja eraldi siis Ida-Virumaa linnades on jätkuvalt väljakutsed seotud nii elanikkonna kahanemisega ja ka suure alakasutatud alade mahuga linnades ja see omakorda siis, kuidas need asjaolud mõjutavad linnapiirkondades seal kinnisvara hinda ja piirkonna üldist tõmbejõudu. Ja selleks, et nende väljakutsetega toime tulla, siis ongi meil plaanis suunata 36 miljonit selleks, et Tallinna, Tartu ja Pärnu linnapiirkondades ning Ida-Viru linnastus siis nende väljakutsetega tegeleda. Kusjuures suurem osa sellest summast saab olema suunatud Ida-Viru linnadele ja siis suhteliselt väiksem osa kõigile 4 maakonna suurematele linnapiirkondadele. Kui nüüd edasi minna nende väljakutsete juurde, mis puudutavad regionaalset ettevõtlust ja teenuste pakkumist, et siis seal tooks välja 3 sellist suuremat väljakutset. Et ühelt poolt või esimeseks tooks välja selle, et need piirkondlikud erinevused majanduses ja tegelikult ka tööturul on võrdluses teiste arenenud riikidega jätkuvalt põhjendamatult suured Eestis ja piirkondades tegelikult on vähem töökohti, kui sealsed elanikud vajaksid ja ka palgatase on jätkuvalt madal. Et see omakorda siis soodustab ka elanikkonna siserännet Eestis. Ja veel asi, mida on oluline teadvustada ja ka sellega arvestada, on see, et enamik piirkondi Eestis on kahanevad ja vananevad ja on vaja kaalutada põhjalikke muudatusi nii teenuste korralduse kui ka infrastruktuuri siis kohandamisel tegelikele vajadustele vastavaks. Et siin peab arvestama seda, et me ei vaata ainult piirkondi eraldiseisvat, vaid tegelikult ka Eestis tervikuna elanikkond kahaneb ja kui vaadata siis väljapoole Harjumaad, et siis tegelikult enamikes maakondades on niimoodi, et rändega, siis siserände ja väljarändega kokku, et rändega samavõrra või isegi rohkem mõjutab rahvastiku muutusi loomulik iive. Ehk siis isegi kui me suudaksime Eestis see rände tasakaalustada, siis tegelikult enamikes piirkondades jääks elanikkond ikkagi edasi kahanema. Ehk siis, et see on selgelt selline tendents, pikaajaline trend Eesti ühiskonnas, millest me tegelikult ei saa mööda vaadata. Ja sellepärast on ka meie meetmestikus väga suur tähelepanu pööratud sellele, et just selle kahanevate piirkondade toetamisele, teenuste ümberkujundamise. Ja võib-olla siis kolmandaks tookski välja selle omavalitsuste suutlikkuse vajalikku muudatusi kavandada, teha seda teadmistepõhiselt, kaaluda läbi kõige paremad variandid, kuidas mingit eesmärke saavutada ja siis neid vajalikke tegevusi ka ellu viia. Et see suutlikkus on ebaühtlane ja mis veel, et koostöökultuur omavalitsuste vahel ja ka omavalitsuste koostöö erinevate muude partneritega on veel vähe või ebaühtlaselt arenenud, et eks me omalt poolt proovime ka leida võimalusi, kuidas seda koostööd soodustada või julgustada. Ehk siis need on need väljakutsed, mis on meie hinnangul kõige tähtsamad, mis on meil silme ees, kui me edasisi plaane seame ja mis siis on seotud nii regionaalse ettevõtluse kui ka teenuste korraldusega ja see meetmestik, mis on nende teemade peale suunatud, mõeldud on siis 157 miljonit ja see saab olema siis suunatud nendele piirkondadele, mis on väljaspoolt siis Tallinna linnapiirkonda, ehk siis, et nendest sekkumistest siis Tallinna linnapiirkond on välistatud, kuna seal on natuke teistsugused väljakutsed ja võib-olla mitte need, mis ma siin praegu just loetlesin. Nii, siis ma järgmiseks võib-olla hästi põgusalt räägiksin ka maakonna arengustrateegiatest. Ehk siis, et Eesti puhul meil on olemas kokkulepe, lähenemine praegu, et need piirkondlikud strateegiad, millele ma eelpool viitasin, et Eesti puhul need saavad olema maakonna arengustrateegiad. Ehk siis see ongi see alus, mis on see piirkondlik kohalik strateegia, mis on koha peal koostatud. Et see tegelikult see ülesanne nende strateegiate koostamiseks anti kohalikele omavalitsustele haldusreformi järgselt ja omavalitsuste poolt määratud maakondlik arendusorganisatsioon, keda me ise hellitavalt Maroks kutsume, et on siis nende strateegiate koostamise eestvedaja olnud ja need strateegiad tegelikult on juba täna olemas, need on kehtivad, koostati aasta 2-3 aastat tagasi ja selle kaasati ka väga lai ring erinevaid piirkonna partnereid ja kõik omavalitsused samamoodi olid selles protsessi kaasatud. Ja me praegu näeme, et siis paljud maakonnad lähtuvalt vajadusest, lähtuvalt uutest trendidest, uutest arenguvajadustest, siis neid strateegiad ka sellele järgneval aastal uuendavad, kas siis strateegia põhiteksti, kus vaja või tegevuskava, et uusi ühistegevusi seal kavandada ja kokku leppida.
ja need maakonna arengustrateegiad siis otseseks aluseks saavad olema nii selle suuremate linnapiirkondade säästva liikuvuse meetmele, mida MKM rakendab, kui ka siis tänase ettekande fookuses olevatele linnapiirkondade arendamise meetmele ja regionaalse ettevõtluse ja kohalike avalike teenuste meetmele. Ja et jutt ei läheks väga pikaks, et me jõuaksime varsti arutelude juurde, et siis üks kokkuvõttev slaid veel minu poolt, kus on toodud välja siis, et mis on need ootused, mis meil on uuele perioodile, mis on need peamised muutused võrreldes varasema perioodiga. Et me kindlasti omalt poolt pöörame rohkem tähelepanu sisulisele koostööle nii maakondade sees, omavalitsuste vahel ja linnapiirkondade sees, kui ka siis erinevate maakondade omavahelisele koostööle. Samamoodi me pöörame tähelepanu sellele, et need valikud, kokkulepped, prioriteetide seadmised tehtaks ära juba maakonna arengustrateegiates. Et see ei oleks lihtsalt loetelu kõikidest võimalikest tegevustest, kus igaüks saab oma soovid kirja panna, vaid et tegelikult ka järjest rohkem ja rohkem need strateegiad ja nende tegevuskavad muutuksid selliseks piirkondlike kokkulepete sõlmimise kohaks. Me kindlasti ei vaata mööda rahvastikumuutustest ja küsime nende arvestamise kohta ka meie headelt projektide elluviijatelt. Me tahame toetada tegevusi võimalikult kompleksselt, ehk siis, et ei oleks igale üksiktegevusele vaja eraldi projekti koostada, vaid oleks võimalik siis need läbimõeldud terviklahendused, mis hõlmavad kõiki vajalikke tegevusi selle eesmärgi saavutamises, oleks võimalik ühte projekti kokku koondada. Ja me kindlasti pöörame tähelepanu alternatiivide seast parimate lahenduste valimisele ja küsime hästi palju miks küsimusi, et miks need tegevused just sellesse asukohta on plaanitud, miks just sellised tegevused, et olete leidnud, et on just selle eesmärgi saavutamiseks kõige mõjusamad, miks sellised partnerid valitud, kas keegi on välja jäänud. Et miks küsimusi võib meilt rohkem oodata. Ja partnerite kaasamisele kindlasti pöörame tähelepanu ja ka samas ka piirkondade rollile ja vastutusele projekti valikul. Et ühtepidi tahaks anda võrreldes varasemaga rohkem osalust projekti valikul, aga teistpidi ka vastutust tulemuste saavutamise eest piirkondlikule tasandile. Ehk siis, et minu poolt praegu suur aitäh. Ma loodan, et lauaarutelud tulevad hästi sisutihedad ja ma saan aru, et Haridusministeerium saab sõna üle võtta siit praegu. Aitäh, Kaire. Tere pärastlõunat ka minu poolt. Ja siit on hea edasi minna ning anda Haridus- ja Teadusministeeriumi poolelt ülevaade siis planeeritud tegevustest ja summadest väga suures vaates. Ja loomulikult on nii tänased arutelud kui järgnevad kohtumised aluseks, et juba detailsemalt tegevused lahti planeerida. Siin slaidil saab ülevaate siis summadest, mis on ainult HTM-i valitsemisalas. Seega rahakott järgmiseks 7-8 aastaks on üle 800 miljoni euro. Siin edaspidi räägime siis summadest koos kaasfinantseerimisega ehk koos Eesti riigi panusega. Sotsiaalsema Eesti suuna peal on meil planeeritud nii ESF-i vahendid kui ka ERF-i vahendid. Järgmisel slaidil saab ülevaate sotsiaalsema Eesti investeeringutest. Kogusumma on siin 614 miljonit eurot ja sellest ligi 500 miljonit on siis Haridus- ja Teadusministeeriumi osa. Ja hea meel on tõdeda, et eesti keele ja lõimumise osas ning laste ja noorte osas oleme planeerimas ja toimetamas koos teiste ministeeriumitega. Võib öelda, et silotornid, milles ministeeriumid on olnud, on natukene murenema hakanud ja me toimetamegi koos. Sotsiaalsema Eesti osas oleme siis planeerinud ka ERF-i osa ehk investeeringu kõvasse poolde, aga lähemalt sellest siis veidikese aja pärast, kui räägime koolivõrgu investeeringutest. Õiglase ülemineku fondi osas oleme planeerinud suunata 36 miljonit eurot Ida-Viru täienduskoolitusmahu suurendamiseks ning uute kutse- ja kõrghariduse tasemeõppe õppekavade arendamiseks ja käivitamiseks. Järgmisel slaidil on näha, et taaste- ja vastupidavusrahastu osas plaanime suunata 25 miljonit eurot digipööret toetavate oskuste arendamisse ning rohetöökohtadega seotud oskuste pakkumise suurendamiseks. Nüüd siis järgmine slaid, kus vaatame lähemalt koolivõrgu investeeringuid
mis on mahus 103 miljonit eurot. Eesti seisab silmitsi ühiskonna vananemisega ja sellega seotud muutustega ning loomulik iive on 2035. aastaks valdavalt negatiivne. Oleme ministeeriumi poolelt vaadanud rahvastikuprognoose isegi kuni 2045. aastani ja ega see pilt paremaks ei lähe, pigem ikka kesisemaks. Ja tuginedes siis demograafilistele muutustele ja ka näiteks Riigikontrolli aruandele, on seegi, et on vajalik ümber kujundada haridusvõrk ning sellega seotud avalikud teenused. Haridusvaldkonna arengukava 2035 üheks olulisemaks suundumiseks on tagada kvaliteetset haridust pakkuv, kaasav ja kestlik õppeasutuste võrk ja taristu, et haridus oleks kättesaadav eri sihtrühmadele ja õppekeskkond toetaks nüüdisaegset õpikäsitlust. Ja vajalik on riigi ja kohalike omavalitsuste koostöö haridusvõrgu korrastamisel. Riik üksinda ei saa midagi teha, ikka koostöös kohalike omavalitsustega. Ja väljakutsed, mis vajavad lahendamist, on siis ebaselge vastutus keskhariduse tasemel, mis raskendab haridusvõrgu korrastamist ja haridussüsteemi juhtimist. Ning teiseks on koostöö ja sidusus haridustasemete ja liikide vahel ebapiisav. Erinevad õpiteed keskhariduses ei ole võrdselt väärtustatud. Aga järgmisel slaidil prognoositav laste arvu muutus. Et me jääks ainult sõnade juurde, siis järgnevalt kiirelt mõned pildid koos numbritega. Tallinn ja Tartu linnad on üldiselt need tõmbekeskused, kus pilt on normaalne, kui nii sobib öelda. Aga kui vaadata maakondade kaupa laste arvu muutust 2020 versus 2035, siis langustrendid, kas iga 10. või iga 3. laps kaob ära. Ja tegelikult on ju, nagu ma ütlesin, Riigikontroll avanud ka seda teemat oma aruandes esmatähtsate avalike teenuste tulevik. Järgmisel slaidil, kui vaatame alushariduses osalevate laste arvu muutust 2019 ja järgnevad 10 aastat, siis on näha, et laste arv hakkab kukkuma ja kukub vasakul pool 2%, mida võime lugeda prognoosimisega kaasnevaks veaks, aga paremal pool, kus on kukkumine kuni 38%, mida ei saa lugeda enam veaks, siis on selge, et muutused toimuvad. Ja kindlasti tasub üle rõhutada, et see on ju maakonnavaade, mitte asulapõhine vaade. Ja kui järgmisel slaidil vaatame pinnakasutust õpilase kohta, siis 2019 võrdluses 2035, siis on maakondi, kus õpilase kohta tuleb juurde pinda 20–30%, kuna õpilasi on vähem. Aga kõige parempoolsemal tulba juures jõuame olukorrani, kus aastaks 2035 on õpilase kohta kasutada minikorteri suurune pind. Ehk siis küsimus, kas investeerivad jätkuvalt hoonetesse, isegi kui see on väga energiatõhus, mis sealt lõpuks välja tuleb, kas on mõistlik mõte või otsida mingeid muid lahendusi. Ja järgmine slaid viibki meid teemani, et kui koolivõrku korrastada, siis investeerida ikka sinna, kus jõuame lõimitud lahendusteni. Ja meie poolt vaadates need plaanitud projektid peaksid siis aitama saavutada kvaliteetset gümnaasiumiharidust koostöös vähemalt kutse- ja üldhariduskoolidega, kaasates vajaduse korral ka kõrghariduse ja mitteformaalse õppe pakkujad. Oleme plaaninud väiksemahulisi investeeringuid, mis on suunatud kaasaegse ning kvaliteetse õppe- ja õpetamiskeskkonna loomisele, sealhulgas siis ka digitaalse õppe taristule. Kuigi tänasel päeval tundub, et seoses COVID-i kriisiga, et kõik on meeletult arenenud ja kas sinna mõtet investeerida, siis siin tehes kaardistust selgus näiteks kas või Eesti kontekstis, et meil oli puudu 3000 õpilasel vahendid, et õppetöös osaleda. Ja samuti plaanime toetada investeeringuid õppekeskkonda, et hõlbustada kaasava hariduse põhimõtete rakendamist hariduses ja noorsootöös.
Meie prioriteetideks on projektid siis piirkondades, kus suur osa elanikkonnast on sisserände taustaga ja või kus noorte koolist väljalangemise risk on suurem. Ning projektid, millel on positiivne mõju innovatsiooni edendamisele, samuti koolide ja ettevõtete vahelise koostöö kvaliteedi parandamisele. Ja sekkumise rakendamist toetatakse ka meetmetega, mis edendavad hariduse kvaliteedi hindamist ning kvaliteedi ja innovatsiooni juhtimist. Toetatakse koolivõrgustikule ja koolide juhtimisele keskenduva kompleksse teenuse väljatöötamist ja juurutamist, et oleks tõenduspõhine kooli kvaliteedi juhtimise metoodika olemas, mida saaks rakendada siis kogu koolivõrgustikus. Kindlasti on oluline, et toetust saavad projektid on pikas perspektiivis jätkusuutlikud, pidades siis meeles õpikohtade prognoosi aastani 2035. Loomulikult on laiem eesmärk, et projektide tulemusena tuleks saavutada ettenähtud ressursitõhususe kriteeriumid, võttes arvesse nii piirkondade haridusasutuste võrgustikku tervikuna kui ka muid vahendeid, mida kasutatakse mitteformaalse ja informaalse õppimise võimaldamiseks kogukonnas noortele ja täiskasvanud õppijatele. Ehk hästi lühidalt kokku võtta, siis kõik selle tegevussõna alusel ehitatud või rekonstrueeritud ehitised ja rajatised peaksid vastama juurdepääsetavuse, energiatõhususe ja muudele horisontaalsetele kriteeriumitele. Järgmine slaid toob meid lauaarutelu teemadeni, kus me täna loodetavasti saame siis sisendit, et millistele tingimustele peaks vastama regionaalsed piloodid, mille fookuses oleks ühtne keskharidus ja suurem integreeritus kutseharidusega, kuidas määratleda arengutõuget vajavaid piirkondi ja toetuse tingimusi, et toetada neid põhikoolivõrgu korrastamisel, kuidas määratleda toetuse tingimusi kaasava hariduse meetmes, ja kuidas integreerida erinevaid toetusmeetmeid selleks, et avalike teenuste areng oleks terviklikult planeeritud. Minu poolt praegu kõik, tänan tähelepanu eest ja kohtumiseni lauaaruteludes. Aitäh, Robert! Ma loodan, et kõik said hea sissejuhatuse sellesse, millest siis lauaaruteludes täpsemalt juttu hakkab tulema. Enne veel, kui me läheme lauaaruteludesse, kutsun teid üles vaatama sinna küsimustiku lehele, ehk siis kerige natukene sellest ülekande pildist allapoole ja saate seal ise koostada pingerea, et millisele eesmärgile tuleks anda kõige kiiremini ja kõige rohkem raha ja see on seal vaikselt juba kujunemas. Nii, ja me jätame selle küsimuse lahti siis veel kogu lauaarutelude ajaks, nii et saate tulla sinna ka näiteks kohvipausi ajal seda vastama. Siis edasi töötubadesse minekust, et te leiate oma töötoa lingi, ehk mille kaudu liituda, leiate oma e-postkastist. Palun siis sisestage sinna ees- ja perekonnanimi, kui te sisse logima hakkate ja pange juurde ka organisatsiooni nimi, mida te esindate. Mikrofon lülitage sisse selleks ajaks, kui te räägite, kui te lõpetate, siis lülitage mikrofon välja. Sõnavõtmise ajal lülitage sisse ka oma kaamera, et kõik teised näeksid, et kes sõna võtab. Ja siis, kui te soovite sõna, siis tõstke virtuaalne käsi ja peale rääkimist siis langetage see käsi. Ja lauaarutelusid on meil täna 4 tükki. Need on siis kõigepealt esimene teema koostöö regionaalse ettevõtluse, avalik linnaruumi ja kohalike avalike teenuste arendamisel. Seda arutelu juhivad siis Tea Trööfelt ja Kaire Luht Rahandusministeeriumist. Neid arutelusid esimeses sessioonis saab olema lausa 2 tükki paralleelselt. Teises sessioonis on siis 1. Ja teine teema on linnapiirkondade arendamine. Seda juhib Andres Heldring Rahandusministeeriumist. 3. teema, millist tuge vajab kohalik ja regionaalne tasand toetuste kavandamisel ja kasutamisel ja millised on peamised väljakutsed. Seda teemat juhib siis Katrin Orgusaar Rahandusministeeriumist. Ja 4. teema, koolivõrgu korrastamise erisused regiooniti. Seda juhatab Robert Lippin Haridus- ja Teadusministeeriumist. Nii, aga soovin teile põnevaid arutelusid ja
kohtume siis taas siinsamas nii-öelda suures saalis kell 16.15 selleks, et teha lauaaruteludest kokkuvõtted. Kohtumiseni!